mul on hea meel, kui keegi ei tunne, ma olen läinud, ma olen praegu kiriku juhatuse esimees. Mul on väga hea meel näha siin kirikus täna nii palju inimesi. Mul on hea meel ka sellest, et meil on täna teist korda juba meie kirikus Karl Aju, meie intern õpetaja, keda me proovime meelitada siia meie kogudusele. Ja tema on äsja saanud oma paberid kätte Tartu Ülikoolist kui usuteaduse bakalaureat. Ja tema läheb edasi õppima Wycliffe College'isse usuteadust. Ja Wycliffe College on ka seal, kus on meie eelisõpetaja, kes on meid alati aitanud, Adu Kass, Adu Ülevitreja, kes on ka siin ja aitab Karli selle asja. Nii iganes me oleme väga hea meel. Meil on väga hea meel, et täna on meil siin külalisi, üks on Eestist on meil külalised siin. Ja meil on kõik oma tavalised inimesed, kes siin mul hea meel näha. Et me hakkame lihtsalt pihta ja pärast kohvilaudas siis räägime pikemalt. Aitäh! Nõnda räägib vägede Jehova, mõistke õiget kohut ja heldusest ning halastusest tehke head igaüks oma vennale. Rääkige tõtt üksteisega ja ärge mõtelge oma südames üksteisele kurja teha. Õnnis on mees, kes Jumalat kardab, sest pimeduses tõuseb valgus õiglastele, armuline, halastaja ja õige on Jumal. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
õnnis on inimene, kelle üle astumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast tunnistagem Issandale oma patud üles südamest, nõnda üteldes. Kõige väärine armuline Jumal, tunnistame sinu ees, et oleme loomu poolest patust rikutud ja oleme sinu tahte vastu eksinud. Sinu poja Jeesuse Kristuse pärast alasta meie peale, anna meie patud andeks ning uuenda meie südamed ja juhi meid käima sinu teedel nii, et rõõmuga järgime sinu tahet sinu püha nime auks. Kuulakem valitud salme meie pühakirjast. Pauluse kiri roomlastele peatükk 12, salmid 17–21. Ärge tasuge kellegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte, armsaid, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud. Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, nii ütleb Issand.
veel enam, kui sinu vaenlane nälgib, toida teda. Kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tulised süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Luuka evangeelium, peatükk 6, salmid 36-42. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Andke ja teile antakse. Ja tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüüpe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna. Ega pime suuda pimedat juhtida teele, eks nad mõlemad kokku auku. Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas, aga ei märka? Kuidas sa võid oma vennale öelda, vend, lase ma tõmban välja pindu, mis on su silmas, ja ise ei näe palki oma silmas. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmas, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas. Võime tõusta ja meie tunnistame oma püha ristiusku apostliku usutunnistussõnadega, nõnda kõik koos üteldes. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Ja kuulame meie naisvokaalansambli 2 lugu.
kuigi on tavaks, et ennem jutlust, kui loetakse pühakirja kohti, siis kogudus tõuseb. Ma palun, et ei tõuse, sest see on erakordselt pikk piiblikoht. Aga armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen Vanast Testamendist, 1. Saamuli raamatust, 24. peatüki. Aga Taavet läks sealt ära ja asus En-Geedi mäelinnustesse. Ja kui Saul tuli vilisteid jälitamast, siis teatati temale ning öeldi: vaata, Taavet on En-Geedi kõrbes. Siis võttis Saul 3000 meest, valitud kogu Iisraelist, ja läks otsima Taavetit ja tema mehi kaljukitse kaljudelt. Ja kui ta jõudis tee ääres olevate lambatarade juurde, siis oli seal koobas. Ja Saul läks sisse oma asjale. Aga Taavet ja tema mehed istusid koopa tagumises sopis. Ja Taaveti mehed ütlesid talle: näe, see on päev, millest Issand sulle on kõnelnud. Vaata, ma annan su vaenlase su kätte ja talita temaga, nagu su silmis on hea. Ja Taavet tõusis ning lõikas salaja ära Sauli 6 hõlma. Aga pärast seda torkas Taavetit südametunnistus, et ta Sauli hõlma oli ära lõiganud, ja ta ütles oma meestele: Issanda pärast jäägu minust kaugele, et ma seda teeksin oma isandale, Issanda võidule, et pistaksin oma käe tema külge, sest tema on Issanda võidu. Ja Taavet hoidis sõnadega tagasi oma mehed ega lubanud neid kippuda Sauli kallale, ja Saul tõusis koopast ning läks oma teed. Aga seejärel tõusis Taavet ja läks koopast välja ja hüüdis Saulile järele ning ütles: mu isand kuningas. Kui Saul vaatas taha, siis heitis Taavet silmili maha ja kummardas. Ja Taavet ütles Saulile: mispärast sa kuuled inimeste jutte, kes ütlevad: vaata, Taavet otsib su õnnetust. Vaata, nüüd sa nägid ju oma silmaga, kuidas isand andis sind täna koopas minu kätte. Mulle öeldi, et ma tapaksin su, aga ma halastasin su peale, sest ma ütlesin: mina ei pista kätt oma isanda külge, sest ta on Issanda võidu. Ja mu isa, näe, vaata, ka ise oma 6 hõlma mu käes, sest kui ma lõikasin ära su 6 hõlma ega tapnud sind, siis pead sa mõistma ja nägema, et mul pole mõttes kurja ega üleastumist ja et ma pole pattu teinud sinu vastu, kuigi sa varitsesid mu hinge, et seda võtta. Issand, mõistku kohut minu ja sinu vahel ja Issand, maksku sulle kätte minu eest, aga minu käsi ei puutu sinusse. Nagu ütleb muistne vanasõna, õelast tuleb välja õelus, aga minu käsi ei puutu sinusse. Kellele on Iisraeli kuningas läinud järele? Keda sa taga ajad? Surnud koera, ühte kirpu. Issand, olgu kohtumõistjaks ja mõistku kohut minu ja sinu vahel. Tema nähku ja seletagu mu riiuasi ning mõistku mind õigeks sinu käest. Kui Taavet oli kõnelnud need sõnad Saulile, siis küsis Saul: kas see on sinu hääl, mu poeg Taavet? Ja tõesti, Saul tõstis häält ja nuttis. Ja ta ütles Taavetile: sina oled minust õiglasem, sest sa oled teinud mulle head, mina aga olen teinud sulle kurja. Sa oled täna jutustanud, kuidas sa tegid mulle head. Ehk küll Issand andis mu sinu kätte, sa siiski ei tapnud mind. Sest kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta laseb tal heaga ära minna? Issand, tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna mulle tegid. Aamen. Täna ja homme on tõenäoliselt eestlaste 2 kõige olulisemat püha. Kodumaal kindlasti jaanipäev on vaieldamatult kõige suurem püha, mis meil üldse on. Ja seda võib juba näha sellest, kui palju meie riigiaparaat kodumaal paneb raha selle reklaami alla, et tuletada eestlastele meelde, et teil peab olema kaine roolijuht, kui te jaanipäeval koju lähete ja ei tohi purjus peaga ujuma minna. Nii et mida see meie rahva kohta ütleb, ma jätan selle kõik teie mõtiskleda. Aga ma leian, et jaanipäev tegelikult ta on pigem suunaviidak ühele palju tähtsamale üritusele, palju tähtsamale sündmusele, milleks on võidupüha. Tõsi, võidupüha ennast riiklikult hakati alles 34. aastast tähistama. Sõda ise, see konkreetne lahing,
leidis aset 1919. aastal. Aga ma usun, et isegi need noored mehed, kes seal lahingutes osalesid ja osutusid edukaks, ma mõtlen siis meie Eesti poisid, ei osanud arvata, kui suure sümboolse tähendusega see sündmus meie jaoks tegelikult oli. Nüüd inimesed Eestimaal ja kindlasti ka siin vaidlevad pidevalt selle üle, et kuna me siis nagu päriselt orjadeks saime, et kas siis, kui ristirüütel tuli või siis, kui oli mingisugused hilisemad rahutused, Jüriöö ülestõus näiteks on üks punkt, kus öeldakse, et pärast seda sakslane muutus eestlaste suhtes palju karmimaks. Mõned väidavad ka, et alles siis, kui tsaarivõim jõudis Eestisse, et siis meist said need päris orjad. See selleks, mina tahan väita seda, et kohe, kui sakslane Eestimaale tuli ja kuni selle aastani 1919, 23. juuni, sinnamaani oli ikkagi see domineeriv eetos, kultuuriline suund Eestis sakslaste dikteerida. Ja see lahing, mille me võitsime, ta ei olnud erakordne lahing. Selles mõttes, et me pidasime maha palju verisemaid ja palju eksistentsiaalsemaid võitlusi idarindel bolševikega sel ajal. Miks teda nii tähtsaks peeti? Ma arvan, et ammustati juba hiljemalt 30-ndatel Eestisse läbi. Mõned, kes on küünilisemad, võivad väita, et Päts, kes oli just äsja ennast põhimõtteliselt de facto meie ainsaks liidriks kuulutanud, see oli siis see riigipöördega seoses, ta tahtis lihtsalt Eesti rahvale kinkida veel ühe vaba päeva, sellepärast, et siis meil on ju nii vägev juht, ta kinkis meil ühe suure püha ja miks mitte tähistada sellist vahvat tähtpäeva, kus me sakstest saime jagu, sest 30-ndatel ikkagi hakkas see eestistuslaine ka peale. Aga ma kardan, ma usun, et tegelikult need mehed toona olid palju arukamad, et nad tegelikult mõistsid, mida nad teevad. Ja mida nad tegid, oligi see, et nad ratifitseerisid selle olukorra ära, kus eestlane hakkas omal maal iseseisvalt ise asju otsustama. Mitte ainult kohalikul tasandil, vaid ka kõrgemal tasandil. Ja me nii-öelda maadlesime ennast oma eelmiste kultuuriliste juhtide alt vabaks. Eestlane hakkas ise suunama oma tulevikku. Ja see moment oli ka see, kui sakslaste vastu selline, inglise keeles on väga hea väljend, animosity kadus. Sellepärast, et me hakkasime olema kui võrdne võrdsega. Ma tahan uskuda, et kunagi juhtub meil sama asi venelastega ja Venemaaga. See olukord ei ole veel praegu siin, aga see on potentsiaalne reaalsus. Me ei tea, kuidas see konflikt Ida-Euroopas praegu lõpeb. Ja see on nüüd see koht, võib-olla te mõtlete, et mis on sellel tänastel piibli lugemistel, eriti just sellel pikal Vana-testamendi Samueli kohal pistmist jaanipäeva ja võidupühaga, aga see ongi see koht, kus kõik tänased tekstid rõhutasid inimeste vajadusele andestada. Ja meil on kindlasti äärmiselt raske andestada sellisele agitaatorist võimule, sellisele riigile, aga üks päev, ja mina usun seda, tuleb see päev kätte, kui Lääs, Euroopa, Baltikum nii-öelda võidab selle heitluse. See ei ole heitlus nüüd otseselt sõjatandrilt, kuigi see võib saada seal otsustatud, see on heitlus meie õiguses otsustada ise, kuidas me tahame edasi liikuda, kuhu me tahame minna ja millised me tahame olla. Ja kui see moment kätte jõuab, ja ma usun, et me mõistame kollektiivselt seda, kui see kätte jõuab, siis on see hetk, kus meie peame jääma suurmeelseks ja andestama oma idanaabrile. Seega selle jutluse ja tänase teema ma seokski andestamisega, et üks hetk tuleb kätte see olukord, kus keegi, kes on meile teinud kurja, ta võib-olla igas mõõtmes, mis meie siin ilmalikus maailmas mõtleme, ei vääri seda andestust, sest meil on olnud nendega väga raske. Aga see ei ole meie otsustada, sellepärast, et kui meie jätkame seda sama agressiivset mõtlemist, siis me ei käitu nagu Taavet. Aga me peame käituma, nagu Taavet käitus Sauliga. Aamen.
kõigeväeline Isa, me palume, et sa kaitseksid ja hoiaksid meie püha Eesti isamaad ning tema rahvast. Lugupeetud kogudus, kallis kogudust, ma palun, et me tõuseme ja kuulame meie rahvusliku riigihümni viimast salmi, mis algab sõnadega Su üle, Jumal, valvaku. Rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Jeesuses Kristuses. Te võite istuda. Aitäh.
kõigeväeline looja, palun õnnista neid annetusi, mis on sinu riigi töö heaks kogutud ja korjatud ning õnnista ka jätkuvat tööd siin Toronto Peetri koguduses. Aamen. Ja meie palume ja täname. Kallis taevane Isa, oleme sulle tänulikud sinu sõna ja vaimu eest, mis on meie tee juhtideks ja kaitsjaiks igapäevases elus. Tänu sinu piiritule armastusele ja hoolitsusele, millega varustad meid tarkuses ja muudad meid tugevaks. Oleme tänulikud sinu juhatuse eest, mis suunab meid alati õigele rajale. Issand, me kiidame sind. Me palume sinu juhatust ja õnnistust meie kogudusele, piiskoppidele, preestritele, diakonitele ja kõigile kiriku töötajatele. Hoia ja kaitse ka meie sõpruskogudusi, juhi ja anna armu meie riigile ja tema rahvale, anna tarkust ja õiglust meie juhtidele ning kõigile, kes osalevad ühiskonna elus, et nad töötaksid ikka ja alati vabaduse ja rahu nimel. Toeta ja hoia meie kogudust, tema liikmeid ja neid, kes töötavad selle nimel, et Peetri kogudus jääks püsima, et ta kasvaks ja kosuks ning et meie kogudusega liituksid uued imelised inimesed ja et ka meie endised koguduse liikmed hakkaksid taas käima siin koos meiega sind, kõikvõimas looja, kummardamas ja ülistamas. Issand, kuule meid! Palume sinu jumalikku rahu ja lepitust kogu maailmale. Vala oma püha rahu ja tarkus kõikide rahvaste ja valitsuste peale, et nad lahendaksid konflikte õigluse ja kaastundega. Toeta Ukrainat, anna neile jõudu kestmiseks ja aita tema liitlasi, et nad väsimatult jätkaksid abistamist. Kaitse Iisraeli ja lase verevalamisel ka seal lõppeda. Palun hoia oma võimas ja kaitsev käsi meie isamaa kohal, et võõras võim ei tungiks sinna ning Eesti rahvas saaks rahus elada ja sind väärikalt teenida. Toeta ja tugevda meie kogukondi, et nad elaksid kooskõlas ja hooliksid üksteisest. Paranda haigeid ja anna armu neile, kes on ligimese vastu eksinud. Hoia meie noori ja vanu, et nad ei tunneks üksildust ja anna kõigile, kes on praegu raskustes, sinu armust tuge. Õnnista noori peresid ja hoolitse selle eest, et meie keel ja kultuur püsiks ning et meie rahvas jääks kestma. Issand, aita meid! Me meenutame austusega neid, kes on meie seast lahkunud ja palume sinu lohutust kõigile leinavatele hingedele ja südametele. Aita meil alati au sees hoida neid, kes on sinu ja oma rahva eest oma elu ohverdanud. Lase õiglusel võidutseda, et nende ohverdused ei oleks olnud asjata. Hoia ja toeta langenute lähedasi ning anna neile jõudu ja tuge, mida ainult sina saad anda. Kingi meile usku ja lootust, et kord kohtume oma armastatutega taevas, kus pole häda ega kannatust,
vaid kus valitseb igavene ja lõputu õndsus sinu juures. Sind, Issand, kiidame ja austame. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. ja laulame viimase laulu kõik koos.
Tänasel võidupüha jaanipäeva jumalateenistusel me täname südamest noorõpetaja kandidaati Karl Pajud, kes on, nagu Väino juba varem nimetas, lõpetanud Tartu Ülikoolis Usuteaduse Instituudis bakalaureuse kraadi ja kui Jumal lubab, siis alustab septembris Toronto Ülikoolis magistrikraadi õpingutega Wycliffe Colleges. Ma tänan Anne Pedel ja Allan Seimu pühakirja tekstide lugemise eest ning Margus Jukum oma abilistega Tauno Mölder, Allan Meiusi ja Marika Kulliga tehnilise abi eest. Ja mul on südamest hea meel tänada meie naisvokaalansamblit Heidi Laikvee-Kuus juhendamisel ja Eerik Kreem saatis meid klaveril, et palun Eerik ja Heidi, meil on teile lilli. Tule alla, Eerik, aitäh. 12:23 p.m. Eerik jookseb. Tere. Me oleme tõesti tänulikud. Suur tänu. Ja. Meil järgneb kerge lõunasöök alumises saalis, mida on korraldanud Aida Shelton oma abilistega, kus saate pikemalt tutvuda Karl Pajuga ja kõik on teretulnud. Meil on küllalt toitu, et kõik on oodatud alla. Vabatahtlik annetus, ma arvan, Väino soovitab vist $20, aga vabatahtlik annetus. Ja loodame, et te olete juba ukse pealt saanud meie kõige viimase töötera, kus saate lugeda natukene uudiseid ja mis meil eeltulevaks on ette nähtud. Teisipäeval 25. juunil ja tööteras ütleb kell 2, aga õieti see toimub kell 3 peale lõunat jumalateenistus Ehatares, kus teenib meie noorõpetaja Karl Paju. Siis neljapäeval 27. juunil kell 7 õhtul toimub siin samas meie kirikus väga tore kontsert, kus esineb Rahvaülikooli segakoor Tartust. Nende koorijuht on Lauri Preede ja piletid on koha peal $20 ja uksed avatakse pool tundi varem, et palun tooge oma sõbrad kaasa nautima seda haruldast võimalust. Juulis ja augustis meil teenistusi ei toimu, aga nüüd pange kindlasti kalendrisse eelteateks, et pühapäev 22. septembril kell 11:30 toimub meil ühine jumalateenistus koos Vana Andrese kogudusega siin Peetri kirikus, et tähistada 80. aastapäeva suurpõgenemist. Ja siis meil järgneb jälle kohvilaud alumises saalis. Nii et soovime teile kõigile toredat jaanipäeva ja suve algust ja kohtume alumises saalis. Kallis kogudus, minge rahuga